Sinu süda lööb iga päev umbes 100 000 korda ja sina ise ründad seda. Üks asi, mida sa pidevalt teed, võib selle kas päästa või hävitada. Mina olen Josh ja selles Infographic Show episoodis paljastume, mida kõndimine sinu südamele tegelikult teeb, kardioloogide sõnul. See on Chad, tavaline Ameerika mees, õnnelikult abielus 2 lapse isa, kohaliku hotelli juhataja. Ta sai isegi kuutöötaja tiitli. Kõigi teiste jaoks on ta stabiilsuse etalon. Pole isakõhtu, pole ilmseid ohumärke, kuid tema rinnus on tiksunud loendur. Vaja läks vaid 15-minutilist vaidlust hommikusöögi arve üle, et plahvatus vallandada. Nüüd on Chadist saanud rohkem kui inimene. Ta on andmepunkt. Ta on üks 805 000 ameeriklasest, kes igal aastal saavad infarkti. 75% neist on esmakordsed ohvrid. Kuni 20% neist on vaiksed, mis tähendab, et inimesed ei pane seda isegi tähele, kuid kahju on tehtud. Mis tegelikult toimub Chadi kehas? Väike infarkt. Õnneks on püsib kahjustus tema südamelihases minimaalne, kuid põhjalik uuring näitab tõsiseid ummistusi mõnes arteris. Mitte piisavalt operatsiooniks, kuid siiski muret tekitav. Tema süda oli sisuliselt tiksuv ajapomm ja see plahvatas. Kuidas saab Chad nüüd taas tervislikule rajale naasta? Pärast mõnda pingerist päeva haigas saab Chad lõpuks loa koju minna, kuid sellega kaasneb hulk reegleid ja nõuandeid. Vererõhurohud, regulaarsed kontrollid, dieet, kus tuleb Big Maci ja ribidega hüvasti jätta. Aga on üks asi, mis paneb ta külma higiga kaetud värisema. Training. Chad ei ole ülekaaluline, kuid ta on mugavalt istuva eluviisiga. Pikad tunnid laua taga, pühapäevad diivanil jalgpalli vaadates. Ta pole sugugi ainus. Ainult 24% ameeriklastest täidab soovitatud aeroobse ja lihasjõutreeningu nõuded. Hea uudis. Treeningjuhend ütleb talle, et alustada tuleks väikselt, tõesti väikselt, näiteks kõndimisest. Kui raske see ikka olla saab? Ta on seda teinud juba beebist saati, aga teda ootab üllatus. Otsustanud asja lihtsana hoida, vahetab ta oma tavapärase autosõidu kohaliku delikatessipoodi jalutuskäigu vastu. See on kontorist umbes poole miili kaugusel, nii et ta kõnnib iga päev 1 miili. Tundub lihtne, eks? See pole küll palju, aga Chad pole veel aru saanud, kui kehvas vormis ta tegelikult oli. Kui ta lõpuks delikatessipoodi jõuab, on ta hingetu higist läbi märg ja näost nii punane, et müüja hoiab kiirabinumbrit juba valmis. Tõenäoliselt oleks parem peekon ja majonees vahele jätta. Keskkoolis jooksis Chad veel Ameerika jalgpalliväljakul üles-alla ilma higistamata. Nüüd võtab tal hingeldama juba see, kui ta kõnnib 1 kvartali kiiremas tempos. Ja kuigi ta tahaks süüdistada kõiges oma infarkti, teab ta tõde. Ta pole juba mõnda aega aktiivne olnud. Kui ta tööle tagasi jõuab, on tal jalad valusad, aga midagi on teisiti. Ta tunneb end kergemana, erksamana. Tavaliselt oleks ta pärast lõunat liha uimas, aga täna on tal energiat ja see on kõik tänu jalutuskäigu ajal vabanenud endorfiinidele. Need hea enesetunde, neurotransmitterid teevad vaikselt imesid, leevendavad lihasvalu ja jätavad heaolutunde, mida ta ei saa märkamata jätta. Aga kui see oleks nii lihtne, teeksid seda kõik. Kõndimine on kehale väga kasulik, aga see ei pruugi alati nii tunduda. Kui su keha pole harjunud liikumisega, võib see vastu hakata. Spordisaali külastajad tunnevad kindlasti hilinenud lihasvalu ehk TOMSi. Need on valud, mis ilmnevad tunde või isegi päev pärast treeningut. Enamik inimesi nimetab seda lihtsalt valuks, kuid tegelikult on selle põhjuseks pisikesed lihasrebendid ja mikropõletik. Chad kutsub seda millekski muuks, mida me YouTube'is öelda ei saa. Vahetuse lõpuks komberdab ta ühest hotelli otsast teise. Iga samm tuletab talle meelde, kui kehvas vormis ta on. Õnneks toob külma limonaadipurgi vastu sääri surumine veidi leevendust. Järgmiseks päevaks on valu taandunud ja Chad kõnnib jälle. Ta teab juba marsruuti ning see tundub natuke kiirem ja lihtsam. Selles on ka midagi vabastavat. Pole ummikuid, pole aeglasi juhte, ainult tema ise liigub omas tempos ja juhib oma päeva. Esimest korda hakkab ta uskuma, et suudab seda teha iga päev. Tavaliselt kulub vastupidavuse ja kardiorespiratoorse vormi tõstmiseks mitu nädalat kõndimist, kuid muutus on juba tunda. Vaimne turbutus on kohene. Ta tunneb end kergema, teravama ja rohkem kontrolli all kui viimastel kuudel. Kuid kui Chad kõnnib mööda kõnniteed, toimub tema kehas sügaval sees üllatav muutus. Midagi, mis võib päästa elu. Kõik algas Chadi südamest. Väljaspoolt nägi ta välja terve, aga sees oli lugu hoopis teine. Tema süda saatis hoiatussignaale ja kõik taandus vereringele. Iga sammuga õpib tema veri aeglaselt tõhusamalt ringlema. Halb vereringe võib viia surmavate haigusteni nagu ateroskleroos, kus arterid ummistuvad paksu rasvase naastuga. See ummistus piirab verevoolu, muutes kannatajad palju vastuvõtlikumaks südameatakkidele ja insultidele. Kõndimine võib tunduda lihtne, kuid Chadile kirjutab see tema südamelugu aeglaselt ümber. Ta õpib hapnikku tõhusamalt kasutama, vähendades südame isheemiatõve riski 19% võrra.
isegi midagi nii lihtsalt nagu 5 korruse trepist üles kõndimine päevas võib vähendada südamehaiguste riski 20% võrra. Chadile jätavad need lühikesed tõusud meeldivalt hingeldava tunde, kuid üllatavad palju energiat. Kuid süda pole ainus organ, mis sellest kasu saab. Chadi süda peksab, kuid nüüd on see rahuldust pakkuv rütm. Tema kopsud laienevad iga hingetõmbega. Ühel päeval viskab ta pojaga palli veidi kauem. Järgmisel päeval niidab ta muru ilma peatusteta. Varsti ei jäta trepid teda enam hingeldama. Iga väike samm loeb ja ta tunneb seda. Tema hingamissagedus tõuseb treeningu ajal 15–30 minutis, parandades tema kopsude vastupidavust. Üks kõige üllatavamaid osi uue kõnnirutiini juures on see, et Chad magab paremini. Ta tunneb end pärast jalutuskäiku endiselt väsinuna, kuid see on hea väsimus. Varem veetis ta öö esimese osa vähkredes ja keereldes mõtted peas kihutamas, kuid viimastel öödel on ta uinunud vaid mõne minutiga pärast seda, kui pea padjale pani. Uuringud näitavad, et kõndimine on seotud unetuse vähenemisega eakatel. Chad jääb magama mõne minutiga ja puhkab esimest korda kuude jooksul sügavalt. Ja kui Chad magab, ei puhka tema keha. Sees toimuvad ootamatud muutused, mis jäävad täiesti varjatuks. Ja pea meeles, õndimine lisab sinu päevale samme. Nuppudele meeldib, jaga ja telli vajutamine annab kanalile hoogu juurde. Miks mitte teha mõlemat? 1 kuu pärast uue kõnnirutiini alustamist märkab Chad tõelisi muutusi. Tema jalad ei tunne enam väsimust, kuid see pole ainus edasiminek. Tema käed tunduvad tugevamad. See ei tundu loogiline. Enamiku tööst teevad ju jalad. Tema arst selgitab, et käte igal sammul kaasa liigutamine annab neilegi väikese treeningu. Aga kas see võib teha midagi enamat kui lihtsalt tugevamaks muuta? Kas see võib muuta teda nooremaks? Kui Chad viskab jalad voodist välja, märkab ta, et tuttavad kriginad pole enam nii teravad. Tema põlved tunduvad lõdvemad. Igapäevane praksumine ja krõbin on vaibumas, mis teeb ülestõusmise väikseks võiduks. Kõndimine annab tema liigestele otsese tõuke. Liigese kõhrel puudub oma vereringe. See sõltub liikumisest, et saada vajalikke toitaineid. Iga samm surub ja vabastab tema liigeseid, aidates liigesevedeliku sisse voolata ning hapniku ja toitaineid kohale toimetada. Hommikuks ei karju tema põlved enam valu pärast. Need tunduvad sujuvamad, lõdvemad, nagu vanad hinged, mis on pärast aastate pikkust kriuksumist õlitatud. Loomulikult on üks number, mille vastu enamik inimesi tõeliselt huvi tunneb. 3 nädala pärast astub Chad kaalule, segatuna uudishimust ja uskmatust. 7 naela on kadunud ja tema teksad on juba lõdvemad. Kuigi ta ei kuulunud nende 42% Ameerika täiskasvanute hulka, keda peetakse rasvunuks, oli tal kindlasti veidi liigset rasva. Kõndimine on vaikselt kaloreid põletanud ja ta tunneb seda. 30-minutiline jalutuskäik võib põletada kuni 150 kalorit, kuigi see sõltub sinu kehakaalust ja kõndimiskiirusest. Kõndimine kasutab energia saamiseks rasva ning need lisakalorid põletatakse samm-sammult, kuid mõned kõige loodustandvamad mõjud ei ole üldse nähtavad. Kõndimine võib keha tõeliselt turgutada. Kui külmetus ja gripihooaeg saabus, tundis Chad varem kõiki sümptomeid. Seekord on need kerged, tema keha suudab kiiresti taastuda. Regulaarne treening võib vähendada väljaspool haiglat saadud nakkuste riski 31% võrra. Kui külmetus tema majas levib, ei pane Chad seda peaaegu tähelegi. Igapäevased jalutuskäigud annavad sinu keha kaitsesüsteemidele lisatõuke. Need panevad sisuliselt kogu keha õrnalt tööle, aidates sel kohaneda tervislike stressitasemetega. See võimaldab immuunsüsteemil toimida parimal tasemel. See oli eriti oluline 2020 aastal ja hiljem, kui aktiivsed inimesed olid tõenäolisemalt kas sümptomiteta või neil esinesid vaid kerged sümptomid. Regulaarne treening vähendas ka pandeemiaga seotud surmariski 37%. Tänapäeval on tõestatud, et regulaarne treening pakub sarnast kaitset ka külmetus- ja gripiviiruste vastu. Aga kas kõndimine võiks kaitsta sind vigastuste eest? Arvestades, kui levinud on spordivigastused, võiks arvata, et treening teeb sulle rohkem kahju kui kasu. Aga üks muljetavaldavamaid kõndimise eeliseid on see, kuidas see tugevdab luid. Osteoporoosiga inimeste uuringud näitavad, et kõndimine võib märkimisväärselt aeglustada luutiheduse kadu. Tegelikult võib igapäevane kõndimine vähendada puusalumurdude riski eakatel 40% võrra. Kõndimise kõige muljetavaldavam mõju võib olla ajule. See ei pruugi pikka aega nähtav olla, kuid Chad annab ka oma hallalusele eelise. Eakamate naiste seas kogeb 17% kõndijatest märkimisväärset mälukaotust, samas kui istuva eluviisiga eakaaslastest kogeb märkimisväärset mälukaotust 24%. Mida rohkem sa kõnnid, seda paremad on tulemused. Mälukaotuse uuringud ei ole seni olnud lõplikud, sest inimese aju on kaugelt meie kõige keerulisem organ. Tundub, et füüsilise aktiivsuse ja vaimse teravuse vahel on selge seos. Kõndimine aitab vereringet ja hapniku liikumist kehas ühtlaselt jaotada, hoides kõik organid tervena. Hilisemas elus võib see olla tõeline murrang. Kõndimine võib vähendada tõenäosust haigestuda Alzheimeri tõppe. 71–93-aastaste meeste seas tehtud uuring näitas, et need, kes kõndisid vähemalt 2 miili päevas, olid umbes poole väiksema tõenäosusega dementsuse tekkeks võrreldes nendega, kes peaaegu üldse ei kõndinud. Aga kas sellest piisab?
Enamiku meditsiiniekspertide sõnul on ideaalne vähemalt 30 minutit kehalist aktiivsust päevas. Seega lisab Chad pärast õhtusööki kiire 10-minutilise jalutuskäigu ümber kvartali. Aga tõde on see, et parim kõnnirutiin ei ole keeruline. See on see, millest suudad kinni pidada. Chad hakkas kõndima omas tempos ja tema keha reageeris peaaegu kohe. See tõestab seda, mida arstid on kogu aeg öelnud. Kõige raskem samm on esimene. Ja samal ajal, kui Chad lihtsalt kõnnib lõunale, ümber kvartali või oma naabruskonnas, teeb tema keha midagi uskumatut. Tema süda pumpab tugevamalt, hingamine muutub sügavamaks ja kogu tema organism muutub tervemaks. Üks lihtne igapäevane tegevus muudab tema elu. Aga mis juhtub siis, kui pingutad veidi rohkem, näiteks jooksma minnes? Kui oled kunagi mõelnud, miks teatud kohad rohkem valutavad, siis vaata, miks sul siin jooksmisel valu tekib või vaata hoopis seda videot.